Täna, head sõbrad, räägime sellest, kuidas müüa autot, kuidas seda teha võimalikult kiiresti ja nii, et võimalikult palju raha otse loomulikult müüjale kätte jääks. Me oleme tulnud Mustamäe Elke esindusse, et rääkida autoportaal.ee juhi Ando Rahuga ja tema hea kliendi Erkiga. Erki muideks müüs väga kiiresti maha ühe Toyota Land Cruiseri. Kuidas see läks? Kohe saame teada. Väga hästi. 3 korral vähemalt on õnnestunud juba läbi portaali müüa autosi. 3. päeval juba oli müük tehtud, et kõigepealt sai tehtud auto kord ilusti, siuksed sisepesu, välispesu ja pisikesed kosmeetilised parandused ning siis oli pildistamine. Ise pildistasin telefoniga ja pildid küll lasin läbi AI, et AI võtaks sealt maha veidi taustamüra ja siis teeks värvid ilusaks. Kui on auto ilusti ette valmistatud, auto on pestud, seest korda tehtud, mõned pisivead ära parandatud ja korralikult pildid tehtud ja on ka hind õigesti määratud, siis käib see müük kiiresti. Sellepärast, et kui kuulutus pannakse ülesse, siis see kuulutus saab ise kõige rohkem tähelepanu esimeste päevade jooksul. Ja kui see tekitab klientides huvi või tekitab ilmajäämistunnet, siis käib see müük kiiresti. Ehk seetõttu ma ei soovitagi, kui on kindel soov ikkagi autot nagu kiiresti maha müüa, siis ma ei soovita minna algselt küsima seda kõige kõrgemat hinda, sest see võib need esimesed tõsised ostjad eemale peletada, kuna auto hind on liiga kallis. Kõik ei julge tingida, kõik ei julge küsida. Kas see 3 päeva tuli kuidagi üllatusena? Jah, kuna siin päris mitu sõpra müüsid ka autosi ennem ja siis kellel oli kuu aega üleval olnud, kellel juba veidi rohkem, et siis põhimõtteliselt 3. päeval helistas juba õige ostja, kes auto ära viis. Kuulutusel lisamine oli minust erakordselt lihtne juba, kuna seal oli enamus infot oli eeltäidetud, nii kui ma autonumbri sisse panin ja minul jäi ainult mõned linnukesed teha ja siis paar rida teksti panna. Ja mis kõige olulisem, see oli tasuta. Kõik kuulused on siiamaani tasuta olnud, et ma küll ei näe põhjust, miks peaks selle eest kuskil midagi maksma. Kõige suurem viga võib-olla ongi see ettevalmistuse pool, ehk et auto korralikult puhtaks pesta, pisivead ära parandada ja teha korralikult pildid. Sest et emotsioon on see, mis müüb ja need pildid peavad tekitama koheselt emotsiooni. Autoportaal on täna väga aktiivne, et meil käib iga kuu seal üle 200 000 külastuse. Ehk iga päev tuhanded inimesed otsivad endale uut autot. Ta iga kuu kerib ülesse, et see ongi autoportaali puhul positiivne, et iga päev tuleb meil uusi kliente juurde. Täna meil on müügikuulutusi üle 13 500, millest üle 10 000 on kasutatud autod, mis on väga suur number. Ja meil on palju selliseid autosid, mida mitte kuskil mujal ei ole. Ehk et kui keegi otsib endale autot, tasub kindlasti tulla autoportaali vaatama.